Sofi! Tere, tere! Me oleme tüdrukutega täna Raplas vanaemal ja vanaisal külas. Ja no Raplas täna elu käib. Siin toimub jooks ja siin on lastejooksud, millel sai ka Sofia osaleda. Ja ma pean ütlema, et see jooks oli kõige lahedam lastejooks, mille Sofia üldse kunagi osalenud on. Kusjuures idee sellel osaleda tuli meil alles teel Tallinnast Raplasse, nii et me suht kiiresti otsustasime osa võtta ja jõudsime veel viimasele jooksule. Ja selline lahe asi juhtus, et no Sofia jooksis endast vanematega koos, aga seal oli Pipi, kes muidu andis stardi, aga ta tuli siis Sofiat finišisse aitama, nii et Sofia sai koos Pipiga joosta. No jah, see on ikka päris lahe värk. Me nüüd oleme juba päris mitmel jooksul käinud sellest ajast peale, kui Sofia on juba piisavalt vana olnud. Ja mul on silma jäänud selline asi, et lapsevanemad on ikka täiesti hullud. Ma ei tea, kas rahvaspordiüritus on ikka õige koht mingit hullu võistlusmomenti tekitada enda lapses. Selles mõttes täna nägin ka lapsevanemaid, kes karjusid endale hääle ära seal raja kõrval ja mitte niimoodi jee, sa oled nii tubli, la. No ikka nagu kurjalt ja vihaselt, et pane nüüd kiiremini, noh. Päris kahju hakkab lastest niimoodi. Igastahes, Sofia, sina tulid viimasena finišisse ja sa olid jõhkralt tubli. Täna on pühapäev ja seega on meil väike tähtpäev jälle siin videoblogi tegemistes, ehk siis seekord peaks täituma 5 nädalat videoblogisid iga päev. Ja mul on selle üle ääretult hea meel, et me oleme seda suutnud teha 2 väikse lapse kõrvalt ja mul on hea meel, et me tahame seda ikka veel edasi teha. Selle 5 nädalaga on meid YouTube'is vaadatud kohe 3000 korda. Ja see on umbes täpselt 2959 korda rohkem, kui ma oodata oskasin, nii et mul on siiralt hea meel ja ma tänan sind, et sa vaatad meid. Mul on tõesti südamest aitäh. Kuigi need videod on ainult jääda mälestuseks meie lastele, on mul siiski väga hea meel, kui kedagi teist meie tegevused ka huvitavad ja mul on motivatsiooni nende videote tegemisteks palju rohkem, kui ma tean, et keegi kuskil ootab iga päev videot ja ta tahab näha, mis me teeme. Sest noh, olgem ausad, need videod ei ole just kõige suuremad meelelahutajad YouTube'is. Ja tundub nii, et meie vanus on ka palju suurem kui tavaliselt YouTube'is esinevatel eestlastel on, aga ma loodan, et see kõik hakkab ajapikku muutuma ja YouTube muutub ka soliidsemas heas inimestele atraktiivsemaks. Ja võtkem nüüd seda ka arvesse, et me oleme nendes videotes iga päev just sellised, nagu me iga päev olemegi. Ehk siis täna on pühapäev ja ma olen oma vanemate kodus lastega puhkamas põhimõtteliselt ja mul on dressipluss seljas ja mul on kotid silmade all, sest ma olen nädal aega pidanud lastega ja nende videotega täiesti üksi hakkama saama ja mul on siin
varruka peal pleks, sest Emmi kasutab mind kogu aeg salvrätikuna, aga siiski te vaatate meid, nii et hea töö. Ja sellest, miks ma olen nädal aega lastega pidanud üksi hakkama saama ja miks ma pean seda veel mitu nädalat tegema, sest issil on vaja natuke teisi asju teha. Ja sellest, ma arvan, me räägime mõnes järgnevas videos ja võib-olla juba homme, ma ei tea, äkki issi tahab sellest ise rääkida ja eks siis ole näha. Igastahes jah, meil on natuke keeruline praegu ja ma loodan, et kõik andestavad mu silmakotid ja kõik muud asjad. Ma nüüd üritan need 2 tüdrukut irtsu kuidagi Tallinnasse tagasi toimetada, enne kui ööuneaeg peale tuleb. Ja aitäh sulle, et sa vaatad. Tšau!